Varro Vooglaid ja ERR-i nõukogu olid koos. Millised on teiepoolsed järeldused? No mingisuguseid otsuseid eile vastu ei võetud, oli selline arutelu võimalus igaüks sai väljendada oma seisukohti. Aga peamine asi, mis mina esile tooksin, on ikkagi see, et väga murettekitav on vaadata, kuidas hakkavad avaldama niisugused tendentsid üha enam, mis viivad meid tagasi justkui nõukogude aega. Et kui sa oled inimene, kes väljendab maailmavaatelisi seisukohti, mis on võimulolijatele ebameeldivad, nii-öelda valesid seisukohti ideoloogiliselt, siis sind hakatakse kambaviisiliselt nii-öelda kottima ja tühistama. Sa ei saagi avalikus ametis kusagil olla, näiteks ERR-i nõukogu esimees, kui sa oled väljendanud valesid seisukohti. Kui nõukogude ajal sa ei tohtinud väljendada seda seisukohta, et võib-olla see teaduslik kommunism ikkagi ei ole päris õige asi, eks, siis nüüd sa ei tohi väljendada mingit kriitilist seisukohta homoideoloogia juurutamise suhtes Eestis. Kui Veidemann ütles, et tema arvates, tema hinnangul lihtsalt isade päeval ETV eetrisse ei sobinud saatelõik, kus siis tõsteti pedestaalile või nii-öelda romantiseeriti sellist kahest isast, kahest homoseksuaalist koosnevat perekonda nii-öelda, kes on siis omale hankinud lapsed surrogaatema teenuseid kasutades praktika kaudu, mis on Eesti Vabariigis kehtiva seaduse kohaselt keelatud ja karistatav, siis öeldi, et ei, selliseid vaateid sina mees väljendada ei tohi ja selle peale mitte ainult osad nõukogu liikmed, vaid ka peaminister, välisminister, kultuuriminister, kõik hakkavad survestama nii Veidemanni ennast, et ta astuks ametist tagasi, kui ka nõukogu, et ta kutsutaks ametist tagasi. See on puhas nõukogude aja tagastulek. Ja lõpuks minu meelest küsimus ongi selles, kas me tahame elada sellises uus kommunistlikus süsteemis, kus kõik peavad mõtlema õigesti ja hoidma nii-öelda valesti formeerunud mõtete väljendamisest, või tahame elada päriselt vabas ühiskonnas, kus inimestel on tagatud põhiseaduslik veendumuste vabadus, sõnavabadus ja selle kasutamise pärast ei hakata kedagi represseerima. Istung ise oli muidugi tuline, oli seal sellist vaidlust ja tüli ka kõvasti. No eks ta muidugi oli, et Valdo Randpere, kes on varem juba survestanud Veidemanni nõukogu esimehe koha pealt tagasi astuma, jätkas seda sama programmi, aga eks meil on seal teisigi selliseid Reformierakonna käepikenduseks olevaid isikuid, nagu Raul Rebane ja Paavo Nõgene, kes määrati sinna nõukogusse alles hiljuti nii-öelda sõltumatute ekspertidena. No tegelikult on nad valitsuskoalitsioonile meelepärased isikud ja ka esindavad neile meelepäraseid positsioone. Nõgene seal juures ei varjagi ise seda, et ta on ise praktiseeriv homoseksuaal, eks ole, nii et loomulikult tema ka seal avaldab kõvasti toetust. Ja selles mõttes muidugi oli tuline, aga praegusel hetkel vähemalt paistab, et nõukogus ei ole enamust, kes toetaks Veidemanni mahavõtmist, nii et võib-olla see olukord muutub, aga hetkeseisuga neil igal juhul hääli selles koos ei ole. No nõukogu jätkab selles koosseisus ja esimees jääb samaks, aga kas see teema ikkagi on üleval ja kas seda nagu kuidagi praegu ära ei lahendatud? No eks ta on üleval niivõrd, kui Reformierakond ja Eesti 200 on huvitatud selle teema päevakorras hoidmisest. Tegelikult ei ole ju Veidemann teinud mitte midagi lubamatut. Ta ei ole teinud midagi ebaseaduslikku ega ka muul moel lubamatut. Mis tõttu tegelikult ei ole mitte millegi üle rääkida. Mees väljendas oma seisukohta, ütles, et selline lõik sellisel päeval, sellises kontekstis on tema arvates sobimatu ja kõik. Meil kõigil on õigus väljendada oma seisukohti. Nii et millest see suur skandaal üleüldse peaks seisnema ja arusaamatuks. Aga mulle tundub, et Reformierakond ja Eesti 200 kasutavad seda võimalusena lihtsalt juhtida avalikkuse tähelepanu mujale, selleks, et me ei vaataks liiga palju kõikidele nendele läbikukkumistele, mille tõttu nende reiting on kukkunud ju põhimõtteliselt põrandast läbi juba. No see saade ise oli ju tegelikult ju puhtalt provokatsioon, et milleks see kasulik on? Ei, no ta ongi kasulik lihtsalt provokatsiooniks. Ja see ongi see tuum, mida meie ju näeme, et ERR ei tohi tegutseda provokaatori ja ideoloogilise aktivistina. Ometi me teame, et ERR on juba palju aastaid kasutatud just nimelt nendel eesmärkidel. Ja see ongi see põhjus, mille tõttu ka EKRE on andnud sisse eelnõu, mille kohaselt siis ERR erastatakse. Keegi räägi selle likvideerimisest, kuigi jah, ütleme riikliku meedia väljaandena ta lõpetatakse, aga see tähendab, et need kanalid ise peaks tegevuse tingimata lõpetama. Ja selles ei ole mitte midagi kummalist, et sellistele küsimustele arutada. Täpselt samamoodi nagu arutatakse selle üle, kas Omniva erastada või Elron erastada või me arutada ka selle üle, kas ERR erastada. Nii et see, et maja seest hakkab hirmus kisa selle peale pihta, on muidugi ootuspärane, aga eks maja sees inimesed peavad ka kunagi õppima seda, et
nemad ei juhi ERR-i, nemad on ERR-i töötajad. ERR juhitakse ülevalt alla. Nõukogu juhib juhatust, juhatus juhib maja. Mitte niimoodi, et Marko Reikopid ja teised jupi omalad arvavad, et nemad on kõige tähtsamad inimesed, võivad teha mida tahes, õhtusel ajal muuhulgas helistada Rein Veidemannile, karjuda tema peale, räusata, minetada elementaarse viisakuse. Ei käi asjad niimoodi. Et sest sellele seltskonnale tuleb ka selles mõttes nagu asjad selgeks teha, kuidas organisatsiooni juhtimine üldse käib. Ja kui ei ole võimalik saavutada seda, et maja on reaalselt juhitav ülevalt alla, siis ei olegi midagi teha. Et siis tulebki erastada ja vaadata, kas keegi teine oskab selle süsteemiga hakkama saada privaatsetes kätes.